ka minu poolt ja aitäh siia kutsumast. On väga huvitav ja meeldiv siin huvitavas diskussioonis osaleda ja üritaksin siis anda tõesti vastust, et kas meil see olukord jäätmekäitlusturu konkurentsi osas on nii hull ja mida võiks üldse teha ja milline on Konkurentsiameti roll. Aga ma alustaks võib-olla sellisest üldisest slaidist, et kuna me oleme mitmete erinevate sektorite regulaator, samas Konkurentsiametina tegutseme ka väga paljude teiste valdkondade analüüsimisel, et siis lihtsalt tõin sellise rea ette, et vaataks, kas üldse see jäätmekäitluse puhul on tegemist monopoli või siis turgu valitseva seisundiga. Panin siia lihtsalt ritta sellised monopoli astmed ehk natukene pilti laiemalt vaadata. Ja tegelikult meil on tõesti olemas sellised väga tugevad loomulikud monopolid nagu lennuliiklusjuhtimiskeskus, elektrisüsteemi juhtimiskeskus. On selge see, et siin peabki olema ainult üks ettevõte, kui meil oleks mitu, siis läheks süsteem lihtsalt segamini, ehk see monopol on paratamatus. Meil on ka loomulik monopol, paralleelne võrk, kus jah, tõesti võiks teoreetiliselt olla võimalik, praktiliselt mitte, need on meil näited, on head elektrivõrk, ühisveevärk ja kanalisatsioon, kus lihtsalt see monopol peab olema ja mingit teist võimalust ei ole. Meil on olemas ka administratiivne monopol, näiteks Eestis on kaugkütte, meil kaugkütteseadus lubab kohalikul omavalitsusel kehtestada kaugküttepiirkonnad, kus siis muid kütteliike kasutada ei tohi ja kaugkütte on ainuvõimalik, ehk see on siis selline näide, kus tegelikult võiks anda tarbijale vabadust ja lasta tarbijal ise otsustada, kas ta kütab siis näiteks gaasiga, kasutab soojuspumpa, elektrit või mingisuguseid muid kütteliike. Meil on otsustatud võtta suund, et kaugkütte peab olema kohustuslik kaugkütte piirkonnas, ehk siis talle on antud selline administratiivse monopoli staatus. Ja siin kohe tekib küsimus, et kas jäätmekäitlus on meil kõigepealt loomulik monopol ja teiseks, kas ta on või peaks olema administratiivne monopol. See, et ta loomulik ei ole, on suhteliselt selge. Prügiveo autot soetada on võimalik, konkurendi tekkimine on võimalik, kui on turul piisavalt ahvatlust, ma arvan, et tekivad uued tegijad. Jäätmekäitluspunktid, tegelikult ka siin võib väita, et meil on olemas Eestis või vähemalt Tallinna piirkonnas väga tugev konkurents. Minu teada on meil 3 sellist lõppkäitlejat, kuhu tegelikult prügi võib viia. Iru elektrijaam, siis minu teada Rahtja Selsil on prügikütuse tehas, samuti ka Tallinna linnal, kui ma ei eksi, on olemas see jäätmejaam ja nii edasi. Ehk siis loomulikku monopoli meil ei ole ja selle üle, mille me täna nüüd arutame ja diskuteerime, on see, et kas meil peaks olema see nõnda nimetatud administratiivne monopol, ehk kas me võiksime anda tarbijale vaba otsustuse võimaluse. Või siis peaks tema eest tegema otsused keegi teine, tänases kontekstis siis kohalik omavalitsus. Ja mina armastan ikka öelda seda, et parim regulaator on vaba turg ja mis peaks tegelikult olema riigi või ka kohaliku omavalitsuse roll, peaks olema eelkõige reguleerima ohutust, keskkonnakaitset, aga mitte turgu. Ehk kui me räägime jäätmemajandusest, siis minu nägemuse kohaselt tõesti riik ja kohalik omavalitsus peavad tagama selle, et prügi ei viida metsa, et jäätmeid ei ladustatakse sinna, kus ei ole lubatud. Loomulikult see oli ka keskkonnaminister tõi täna välja väga õige seisukoha, igal tarbijal peab olema kohustuslik jäätmekäitlusleping, see tähendab, prügi tuleb ära viia. Aga kuhu teda viia, kes viib ja millise hinnaga viia, siin võiks pigem turgu otsustada. Ehk siis väga hea näide on näiteks lennundussektor, mida riik peab tagama lennuohutuse, kuid ei pea tegelema lennundusega. Me võime seda Estonian Airi saagat laialt vaadata, peast ei mäleta palju, riik sinna raha on sisse pannud, mis 100 miljonit eurot või kuskil sinna kanti. Täna see lõpptulemus paistab, lõpptulemus on ilmselt see, et riik müüb ta lihtsalt ilma rahata maha, ehk siis annab selle teenuse tegemise kellelegi teisele edasi. Ehk siis ütleme siit võib-olla selline väike moraal, et riik tegelikult peab tagama, et lennuk alla ei kuku, et ta tõuseb õhku, maandub õiges kohas, et me lennukisse istumisel tunneme ennast turvalisena, kuid tegelikult riik lendama ei peaks. Nii et kui siin võtta paralleeli, siis ka
riik ja KOV peaksid tõesti tagama eelkõige jäätmete osas keskkonnakaitse. No loomulikult üks aspekt, mida alati räägitakse ja mida vaieldakse, on regionaalne aspekt ja kahtlemata ta on täna mitmetes ka teistes sektorites üleval, kui me näiteks tõmbame ka paralleeli apteekide asutamispiirangule ja sellele pikale saagale, mida nüüd on tõesti vist 5-6 aastat vaieldud ja täna lahendust ei ole, siis tihtipeale apteekide asutamispiirangut ehk siis turutõkendit põhjendatakse sellega, et vaadake, kui me selle turutõkendi ära võtame, siis apteegid maapiirkondades kaovad ära. Selge, regionaalseid probleeme tuleb lahendada, võib-olla siin peaks riik andma konkreetsetele omavalitsustele regionaalset toetust, haigekassa kinni maksma või toetama tõesti, kui vaja on mõnes punktis apteek luua, aga selline üldine konkurentsi ja turupiirang kindlasti ei anna parimat tulemust. Need sama võiks tegelikult paralleeli tõmmata ka jäätmemajanduses kindlasti. Regionaalselt tuleb probleemid lahendada, siin täna ka keskkonnaminister käis minu arvates väga hea mõtte välja, et tegelikult peaksid ju omavalitsused pigem selle teenuse ostmisel kontsentreeruma, looma laiemalt piirkondi, et ka regionaalselt oleks küsimus ära lahendatud, aga jällegi, mida ei tohiks teha, ei tohiks pugeda selle nõnda nimetatud regionaalse aspekti taha ja öelda, et me ei saa selle pärast vaba turutingimusi luua, turgu avada, et äkki keegi regionaalselt kannatab. Regionaalsele tuleb leida lahendid, aga mitte turutõkendite kaudu. Siis, kui me räägime jäätmeveo turu kontsentreerumisest, siis see on tõesti üks Konkurentsiameti peamiseid mureallikaid ja tõesti, kui 2006 hakkas meil kehtima uus jäätmeveo korraldus, kus siis tarbija asemel hakkas tegema otsuseid kohalik omavalitsus, ehk siis enne seda võis tarbija otsustada, kellelt ta teenust ostab, pärast seda hakkas kohalik omavalitsus neid otsuseid hangete kaudu tegema, siis tõesti meil on jäätmeveoturul toimunud väga tugev turukontsentratsioon. Teatavasti täna on meil turul, me võime öelda 3-4 aktiivset veoettevõtjat, meil on 2 turuliidrit, Ragn-Sells ja Keskkonnateenused, mis head meelt teeb, on see, et Tallinna linn on uus turule tegija tulnud, see kindlasti parandab konkurentsiolukorda ja loodame, et ka konkurents selles suhtes tugevneb, aga kui me üldpilti vaatame, siis kui 18 on alles jäänud 3-4, siis see kindlalt näitab seda, et turul on toimunud kontsentratsioon ja nagu üldiselt kipub olema majanduses, mida suurem kontsentratsioon on, siis mingil hetkel hakkab see ka tarbija rahakotile mõjuma. Et kui me võtame kas või tänase olukorra, oletame, et kui 1-2 suurest vedajast täna lihtsalt paneks pillid kotti, siis ütleme ausalt, meil oleks monopol Eestis. Mis muidugi teistpidi jällegi selle süsteemi kasuks räägib, ega ei saa vastu vaielda. Samas on üldiselt hinnad tarbijatele langenud, see on fakt, ja teistpidi loomulikult, kui me täna siin arutame, mis see õige süsteem on, siis seda fakti kahtlemata eirata ei saa, kuigi ilmselt hinnalangusele on mingil määral aidanud kaasa ka meil üldine prügi utiliseerimise areng, meil on tekkinud uued prügi töötamisjaamad, kas või Iru elektrijaam või siis Ragn-Sellsi kütusetehas, kes ilmselt maksavad lihtsalt prügi eest rohkem. Võtame kas või Eesti Energia Iru elektrijaama, kapitalikulud on tehtud, jaam on olemas, tagantjärgi võib ju lõpmatuseni arutada, oli see õige või vale investeering, aga kuna investeering on seal olemas, siis loomulikult ta peab ka prügi saama ja kahtlemata on ettevõtte valmis selles ka paremaid tingimusi pakkuma. Aga kuna majandust vaadatakse üldiselt pikas perspektiivis, siis umbes 10-aastane kogemus on selline, et tegijaid on vähemaks jäänud, hinnad on langenud, kuid mitte keegi ei garanteeri meil seda, et tulevikus, kui me sama süsteemiga jätkame, on meil vähe tegijaid ja mingil hetkel hakkab see ka tarbija hinnale negatiivselt mõjuma. Siis mis on Konkurentsiameti võimalused? Konkurentsiamet ei ole selles sektoris nõnda nimetatud otsene regulaator, et kui me oleme energeetikaregulaator, meid prügiregulaatoriks ilmselt nimetada ei saa. Meil ei ole see igapäevane primaarne tegevus, aga mida me teha saame? Me saame teha soovitusi kohalikele omavalitsustele, riigile, me saame teostada ka järelevalvet, kui näiteks on kaebused ja selle kaudu me saame ka mingil määral ilmselt tarbija heaolu mõjutada. Siis need 3 peamised
aspekti, mida me kasutada saame, on järelevalvemenetlused, kui on näiteks tõesti tegemas konkurentsi kahjustavate ettevõtjate vaheliste kokkulepetega, ma loodan, et keegi kartelli tegema ei hakka, sest see on Eestis kriminaalkuritegu, või siis turgu valitseva seisundi kuritarvitamisega, peame teostama ka koondumise kontrolli ja veel kord soovitused konkurentsiolukorra parandamiseks. Meil on viimasel ajal olnud 2 menetlust, üks on lõpetatud, see on see nõnda nimetatud värava avamise tasu, kus me siis analüüsisime, kui suur oli näiteks prügiveol värava avamise tasu ja tegelikult tuli välja, et see moodustas väga suure osa üldse kogu selle teenuse maksumusest ja loomulikult Konkurentsiamet peab selle peale reageerima. Ja teine, mis meil täna on menetluses, on see nõnda nimetatud ebaõiglase hinna menetlus Tallinna jäätmekeskuse osas, kus me kontrollime, kas see nõnda nimetatud linnavalitsuse poolt lisatav teenustasu või marginaal on põhjendatud ja kulupõhine või mitte. Ja loomulikult, nagu ma ka enne mainisin, me oleme teinud mitmeid soovitusi konkurentsiolukorra parandamiseks, nagu jäätmete suunamisega seotud soovitused, kus meie seisukoht ja arusaamine on see, et jäätmeid ei peaks suunama, meil on olemas Eestis piisavalt jäätmete utiliseerimise kohti ja tegelikult vedaja võiks täiesti ise valida, kuhu ta jäätmed veab. Ehk siis loomulikult keskkond peab olema kaitstud, tingimused peavad olema tagatud, aga konkurentsi ehk siis hinna suhtes või siis ütleme selles suhtes, kuhu vedaja oma jäätmed veab, peaks ta ikkagi saama ise otsustada. Siis samuti ettepanek Keskkonnaministeeriumile algatada jäätmeseaduse muudatus, mille kohasel välistatakse jäätmekäitluskohal ainuõiguse või mis tahes eeliste andmine omavalitsuse poolt, see on see täpselt sama teema, tagades vaba konkurentsi säilimise sellel tegevusalal. Ja samuti, mis on olnud tõesti päris pikalt küsimus ja mida on päris palju vaieldud, on kõigepealt see, kas siis omavalitsus võiks nõnda nimetatud teenust osutada ja kas ta võiks sinna oma marginaali lisada, ja teine muidugi ka see laiem temaatika, kas peaks jäätmeveoks tegema korraldatud konkursse või anda siis tarbijatele pigem valikuvõimalus. Me oleme mõlemas osas olnud selgelt liberaalse majanduse pooldajad, leiame, et kuna tegemist on ikkagi valdavalt eraettevõtlusega, siis võiks arved esitada otse tarbijatele ja samuti me oleme seda meelt, et turu võiks tarbijate suunas avada, ehk siis tulevikus võiksid tarbijad ise otsustada, kellelt nad seda teenust ostavad. Loomulikult, nagu ma ka kordan, selle eelduseks peab olema kvaliteedi keskkonnakontroll, täiesti pooldame seda, et peab olema teenuse tarbijal kohustuslik leping, aga kellega ta selle lepingu sõlmib, võiks olla ikkagi tarbija enda otsustada. Ja kui me võtame kas või OECD tänased nägemused, siis ka siin on pidevalt arutelus, et kas konkurents versus piirangud, kumb siis mille üle kaalub, aga ka rahvusvahelises kontekstis pigem kipub ikkagi olema see kaalukauss pigem sinna poole, et vaba konkurents annaks paremad tulemused kui piirangud. Mis on olnud päris selline aktiivne ja huvitav teema on konkurentsi neutraalsus, ehk see teema tähendab seda, et kui näiteks me räägime jäätmekäitlusest ja jäätmekäitluse osas osutab teenust nii kohalik omavalitsus kui ka erasektor, siis see konkurentsi neutraalsus tähendab seda, et nii erasektorit kui ka kohalikku omavalitsust tuleks võrdselt kohelda. Ehk see tähendab seda, et jah, ega meil on ettevõtlusvabadus, kui tõesti näiteks kohalik omavalitsus otsustab, et ta hakkab sellel tegevusalal tegutsema, samas sellel tegevusalal on olemas ka eraettevõtjad, siis miks mitte? Kahtlemata võib ettevõtlusega tegeleda, aga seda tuleks tegeleda võrdselt ja anda siis ka võrdsed võimalused kõikidele. Ja mis me siin kokkuvõttes tahaks öelda, on see, et jah, see konkurentsi neutraalsus on olnud aktiivne teema, seda päris palju arutatakse, analüüsitakse. Me võime siin võtta ju tegelikult ka kohaliku omavalitsuse tasandil mitmeid teisi teenuseid, võtame kas või näiteks
näiteks haridusteenus või siis lasteaiad, siin me oleme võtnud väga selgelt ju tegelikult ka riiklikult selle suuna, et see ongi see teenus, mida kohalik omavalitsus osutab ja kuna tõesti nende teenuste osas ei ole erasektorit väga palju kaasatud, siis jah, juba traditsiooniliselt ongi ta omavalitsuse roll. Kuid kui me võtame taas jäätmekäitlussektori, siis kahtlemata siin me peame ikkagi arvestama ka, milline meil on konkreetselt selle majandusharu seis täna Eestis ja kuna tegelikult kogu jäätmekäitlus on ikkagi täna praktiliselt erasektori käes, siis selleks, et viia siin nüüd tagasi sellist reformi ja otsustada, et me jällegi näiteks sulgeme selle sektori või ütleme jäätmekäitlussektori eraettevõtetele ja omavalitsus hakkaks ise seda teenust tegema, siis ilmselt oleks see täna väga keeruline ja vaevalt, et ta annaks ikkagi meile parimaid tulemusi. Nii, see on kõik minu ettekannes. Tänan teid tähelepanu eest. Aitäh! Traditsiooniline küsimus siiski teile ka, et kas te ise jäätmeid sorteerite? No ma ei ole vist, jah, ma ütlen ausalt, ega me väga aktiivne sorteerija ei ole, meil on kodus selline kokkulepe, 10-aastane tüdruk kogub pudelid kokku, viib need ära taarapunkti, saab raha endale ja üldiselt päris agaralt kogub ja tal on vist keldris päris hea hunnik tegelikult kogunud, ega ta teab, millal, ta vist on juba kallimaks läinud vist, või läheb? Ei, ta teab, ta on tark, ta teab seda hetke ja ta ootas, et siis ära viia. Mis pappi paberisse puudutab, kuna ma kabinat ahju kütan, siis paberpapp läheb sinna, aga üldiselt ülejäänud läheb ikkagi ühte konteinerisse. Okei. Aitäh! Nii, üks küsimus vähemalt on võimalik selle aja limidi piires ja jälle Tartu linn. Ma tahaks lihtsalt üle korrata teie seisukoha, et see, kui kohalik omavalitsus teeb korraldatud jäätmeveo konkurssi, kõik ettevõtted saavad vabalt seal osaleda, et see ei ole vaba konkurents, tähendab, et te leiate, et vaba konkurents peaks igal ajahetkel olema, tähendab jäätmesektoris. See tähendab seda, et kui ma teen Tartu linna tänavate hoolduse 3–5 aastase konkurssi, kes hooldab, leian selle hooldaja, siis tegelikult see on jälle, turg on suletud, et mõni vend võiks osta endale traktori ja 150 meetrit peatänavat lükata, tähendab, te leiate, et see on nagu sama teema, tähendab nii, et ostan prügiveoki, vean prügi, ostan traktori, lükkan tänavaid. Tähendab nii, et seda, et see on ka konkurentsi piiramine, kui 5 aastat üks firma lükkab tänavaid, siis teised ei saa ju sinna lükkama tulla. Aitäh, vastaks niimoodi, et siin on ikkagi väga suur erinevus. Kui me räägime prügiveost, siis prügiveo puhul on olemas lõpptarbija. Kui me räägime tänava puhastamisest, siis tänava puhastamise puhul ikkagi lõpptarbijat ei ole. See lõpptarbija on tegelikult linn, kes tellib endale mingisugust konkreetset teenust. Me võime täpselt samasuguse, võib-olla see on naljatoonis, aga teha näiteks, ütleme, linnas sellise konkursi, et määrama näiteks ära poed, kuhu tarbijad tohivad minna. Ehk siis näiteks kohalik omavalitsus teebki konkursi, ütleb, et Lasnamäe käib Maximas ja ütleme näiteks Mustamäe käib Prismas ja nii edasi. See nagu, ütleme, oleks pigem selline analoog. Aga loomulikult, ütleme, kui me räägime vabast konkurentsist, loomulikult ka see korraldatud jäätmevedu, kus kohalik omavalitsus teeb konkursiga, see on mingil määral kahtlemata vaba konkurents. Kuid kui me tahame vaba konkurentsiga minna veelgi tarbijale lähemale, siis loomulikult veelgi vabam konkurents on see, kui tarbija saab ise vabalt valida. Ja kuna meil selles sektoris on olemas ikkagi lõpptarbija, siis Konkurentsiameti seisukoht on ikkagi selline, et turu peaks avama lõpptarbijale ja lõpptarbija peab ise otsustama, kelle käest ta seda teenust tellib. Loomulikult teenuse osutaja peab vastama kõikidele keskkonnatingimustele, see on loomulikult A ja O. Aga meie seisukoht on see, et las tarbija valib. Aitäh ja suur aplaus Märt Otsale. Tänud.